Tere tulemast Valguse looja kanalile. Tänases kaardivideos vaatame, mida toob aasta 2024 maamärkide esindajatele, kelleks on siis Sõnn, Neitsi, Kaljukits. Kasutan siis põhiliselt tarokaarte, kuid võtan siia juurde ka hinglite ning haldjate selliseid toetavaid soovitusi. Nii et alustame siis kaardi ladumist kõigepealt sõnnidega. Tere tulemast sõnnid. Vaatame siis, milliseid muutuseid on oodata algaval aastal. Vau, tuleelement jass. Nii, siis on siin meil karikate 9. Karikate baas. Müntide 9. Dubleeritult siin 9 ja 9. Nii. Ja müntide 4. Kõigepealt siin on tulemas selline hästi sütikas positiivne uus algus. Selle tuleelemendi ässaga on tulemas su ellu sellist kirge, loomingulisust, hästi palju sellist julgust, pealehakkamist, teotahet ja see tähistab ka sellist emotsionaalset, sellist nagu kirglikku uut algust kellegile siin, et sellist tugevat keemiat, tõmmet ja sellist särtsu siin. Nii, siis on siin tulnud ka meil emotsionaalse külluse kaart, milleks on siis karikate 9, tähistab sulle sellist rõõmu emotsionaalses plaanis, täituvaid unistusi ja sellist rahulolu ning küllust, ütleme ka jah, sellist ikkagi enda sees sa kogedki sellist täiuslikku tunnet, et sinu unistused on realiseerumas, täitumas, et kõik need 9 karikat on täidetud ja sa oled nii-öelda saavutamas sellise edu külluslikul viisil. Sinuni võib tulla mingit laadi romantiline ettepanek, sõnum, mis on seotud just selle karika nagu toomisega sulle ja ma näen, et siin karika sees on selline kuldkala, justkui soovi, see soov ja see unistus täitub ning tulebki sinuni. Siin on selline muidugi ka nooruk energia, selline hästi siiras, ehe, positiivne teotahe ja see kavatsus on ka hästi selline siiras ning heatahtlik, et emotsionaalses plaanis koged sa siis sellist küllust, sinu tunded lähevad rohkem voolamisse ja on tulemas mingit laadi romantiline ettepanek või sõnum läbi juba siin uuel aastal, mis pakub sulle sellist emotsionaalses plaanis täiuslikku tunnete ning emotsioonidega kooskõla siis, jah. Ma näen ka siin sellist külluse kaarti, milleks on müntide 9. Sinu ümber on külluslik aed, sa saavutad edu ja sa seisad justkui sirge seljaga seal küllusliku aia keskel. Sinu ümber on olemas kõik hea, kodu, töö ja siin on jah selline ideaalne kooslus, kus sa saavutadki edu ja tunnustuse ning tõmbadki oma ellu täpselt seda, mis sa oled ja kellegi puhul on ka siin siis tegemist sellise küllusliku vallalise tasandiga, kus ta kogebki head kontakti, kooskõla iseendaga ja ta joondub iseendaga nii, et ta ei ole nagu sõltuv mõnest teisest inimesest ja kui sa suudad elada sellises tasandis, kogedagi elurõõmu, naudinguid iseendaga, tegeled oma hobidega, panustad endasse, enda välimusse, võib-olla siin teed trenni, koged sellist rõõmu igas päevas, siis sinu ellu tuleb kindlasti ka armastus ja armastuse koha pealt selline positiivne ehe ja siiras kavatsus on siin tegelikult täiesti kaartides.
et keegi selline hea südamega on tulemas siis sinu poole. Ja et selline, ka võta selliseid komplimente kingitusena, tänulikkusena ja nagu selliseid väikesi õnnistusi igapäevaselt, kui sa oskad väärtustada, tuleb seda sinu ellu rohkem ja küll kindlasti juurde. Siin on ka müntide 4, mis võib tähistada mingisse olukorda, situatsiooni, mingis osas kinnijäämist või klammerdumist, et soovitus siinkohal, et luba asjad rohkem vabasse voolamisse, ära hoia nagu kiivalt kõiki oma münte, luba ikkagi elus rohkem nautida, kogeda ja kui vaja, võta ka väiksemat sorti riske, et investeeri natuke julgemalt, et edu nagu luua, et muidu sa paned oma selle rahavoo liialt kinni, kui sa oled näiteks liiga kokkuhoidlik või liiga palju nagu mingis küsimuses koonerdad või hoiad midagi nagu väga selliselt tugevalt vakal, et ole natuke julgem, avatum ning usalda rohkem elu siinkohal. Et tegelikult sul on küllus kaartides nii emotsionaalses plaanis, kui sind nagu soosib ka finantsedu tegelikult. Väga positiivsed kaardid sõnnidele algavaks aastaks, aga vaatame, mida räägivad juurde siis peainglid. Millised peainglid toetavad praegu? Nii, Gabrieli baas. Hästi selline sütika uue alguse energia. Michali 4. Ja ka võib-olla ingli number 4 on sul oluline. 4 ja 4 ja ka 9 olid meil siin dubleeritud. Ja tuleb ka rahvali 6. Et soovitused siin siis sellised, et ole hästi julge, optimistlik ning mänguline. Järgi kõiges oma kirge. Oled valmis mis tahes väljakutseks ja põnevad ja seiklusrikkad võimalused on tegelikult juba sinu poole teel. Kellegile võib tähistada see kaart reisimist, võib-olla tööküsimuses mingit laadi muutuseid ja just sellist optimistlikku väljavaadet, et midagi sa oled muutmas, midagi sa oled oma elus nagu tegemas sellist nagu julget ning mängulist. Et võib ka tähistada mingit sõnumit, mis on seotud sellise julgusega ning julge ettepanekuga. Et sõnumit ja sõnumite tulekut on siin päris mitme kaardiga tunnetada, et baasid on õukonnas tegelikult need sõnumitoojad, et oota siis positiivseid sõnumeid nii romantilises plaanis kui ka siis tööküsimuste osas. Siin on tulemas kas siis kellegile mingist siis nagu palgalisa, preemia, igal juhul head kaardid sõnumite valdkonnas. Kui vaja, võta aeg maha, tervene ja koge sellist meelerahu just sellise enesevaatluse käigus. Mõistmine saabub sinuni sellise vaikse meditatsiooni käigus, vajadusel maga rohkem, puhka rohkem ja võta see aeg maha ja püüa enda sees ka vähendada sellist stressi ning ülemõtlemist, et mis sulle õige tundub, mis pakub sulle sellist meelerahu, et inimesed on hästi individuaalsed, kellegile võib-olla sobib lihtsalt selline rahulik jalutuskäik looduses. Mõni inimene võib-olla armastab rohkem praktiseerida kas siis mediteerimist või mingit muud sellist vaimset praktikat. Igal juhul sul on vaja hetkel ka terveneda, nii võib-olla kellelgi ka füüsilises plaanis on tulemas siin tervendus, et võta aeg maha, tervene, et peaingel Michal kaitseb sind ka selles osas, et peaingel Michal kannab meil sellist valguse mõõka ja ta pakubki selle valguse mõõgaga ka sellist tugevamat kaitset. Ja sinuga on ka tervenduse ingel Rafael. Peaingel Rafael nii-öelda tervendab nii vaimsel kui füüsilisel tasandil ja aitab ka tervendada sul siis sinu enda sisemist last.
ja väga teretulnud on ka uued sõbrad või taas elustatud nagu suhted. Siin võib olla ka lapsepõlv ja lapsepõlve meenutused, nostalgia, aga üldjoontes on see kaart seotud harmooniaga ja sellise harmooniaga just tunnete tasandil. Et karikate kuus või siis nii-öelda siin on ta meil siis rahvali kuus, toob sulle sisemise rahu, rõõmu, tasakaalu ning harmoonia ja sa leiad endas üles ka tõesti selle sisemise lapse, et elu ei pea olema meil alati nii tõsine, et luba oma ellu rohkem mängulisust, kergust ning sellist nagu julgust ka ikkagi endale see aeg leida ja sinu ellu tuleb kindlasti rohkem rõõmu. Nii, väga tore. Sellised peaingli soovitused siis siin. Peaingel Gabriel, Miichal ning Rahval on sinu selja taga. Toetavad sind ja sinu valikuid siis praeguses ajahetkes järgnevaks aastaks siis, et võtame juurde romantikainglitelt soovituskaardi, vaatame, mida võiksid teada sõnnid. Sõnnidel on loomupärane selline, praegult on siin selline energia, et sa kuidagi tõmbad oma ellu häid kogemusi just selle osas, et sa tunned ise ka, et sa oled hästi selline võlu, kirglik, särtsakas ja siin on hästi selline tugev kireelement taaskord, et sa tõmbad oma ellu seda, mis sa oled. Kui sa ise usud rohkem enda unikaalsust, enda väärtust, enda seda kütkestavust ja sa oledki selline hästi iseseisev, sirge seljaga, enda väes ning teadlikkuses, siis sul on selline eriline omadus olla kütkestav ning atraktiivne. Et sa tõmbad oma ellu romantilist kogemust ja naudi seda hetke siis täiel rinnal, kui see hetk on sinuni jõudnud. Et ole hetkes ja teadlikkuses, et sa väärid seda kogemust ja seda siis sellisel väga külluslikul moel. Võib tulla su ellu keegi, keda sa tead, siin on taas kohtumine, et tulemas siis ja ka Rahvali kuus räägib meile sellest, et see võib olla keegi, keda sa tunned, tead. Võib ka olla sinu sõprade ringkonnast keegi, sinu võib-olla kellegil on siis selline sõbratasand, millest võib areneda edasi midagi romantilisemat. Ja siin on nagu selline energia, et tunded muutuvad sügavamaks ja lähevad rohkem nagu puhkevad õide. Kõik siin elus on tegelikult meil sätitud paika põhjusega, et võib-olla see inimene imetleb, vaatleb sind juba kõrvalt päris pikka aega ja sa ise ei ole nagu kuidagi teda märganud, aga siin on selline perfect match ehk nii-öelda väga hea klapp, et te täiustate teineteist harmoonilisel viisil. Et parim match on sinuni tulemas, parim nagu valik, võta see, mis sulle õige tundub, et kui sa juba oled praegu suhtes, siis siin on nagu selline energia, et te nagu täiustate teineteist ka nagu sellisel nagu sõbratasandil, et te pakute teineteisele ka rõõmu ja teete siis sellist nagu koostööd ja avardute selles osas ka, et väga huvitav energia siin, et algav aasta toob sulle parima lahenduse, parima inimese olukorra situatsiooni näol siis, kus te täiustate teineteist kõige harmoonilisemal viisil. Nii, võib olla siis hingesugulase energia, kellegi puhul võib olla kaksikhinge dünaamika, et võta see, mis sulle õige tundub. Võtan ka juurde valguselooja sõnumid siia, et tegelikult siin on tulemas selline armas kingitus või üllatus, positiivne sõnum, kas sa oled selleks juba valmis, sest tegelikult universum ulatab sulle abistava käe sinu imelisel teekonnal. Siin võib tulla ka läbi muusika mingit laadi sõnumeid sinuni, võib-olla mingi viisiõpike, mis on sul viimasel ajal nagu
kuidagi sinu meeli lummanud, et seal võib ka sulle selline väärtuslik sõnum olla, kuule oma intuitsioonitaju selles osas, on ju. Et kingitus või positiivne sõnum on tulemas sinuni nii ehk naa. Sul on ka hästi selline imeline keha tegelikult, mis soovib sellist poputamist, et nii-öelda sinu keha on sinu tempel, armastusküllane ja hoitud lähenemine, hoolimine ka iseendast. Tee järgmine samm, armasta tervislikumat eluviisi. Võib-olla siis kellelgi on oluline siin järgida rohkem oma toitumist ja pühendada võib-olla rohkem oma füüsilisele kehale sellist tähelepanu, kas siis treenida ennast rohkem. Kindlasti jah, puhas toit, puhas vesi on siin hästi oluline, et kui sul on selliseid halbu harjumusi, siis algav aasta võimaldab sul luua palju parema tasandi ja liikuda välja sellistest mustritest, mis sind enam ei teeni, on ju. Et vitamiinirikas ning tervislik toit on hästi oluline, et sa oleksid ise nagu enda kehaga kooskõlas ja siis sa saad ka oma hingele rohkem pakkuda, on ju. Et väärtusta oma keha. Et võib-olla füüsilises plaanis vajad sa siin tervendust ja sinu keha vajab natukene poputamist ja sisemise lapse teema tuleb siin ka dubleeritud läbi, et siin on ka siis kaart, mis ütleb sulle, et kiirga rohkem armastust, lahkust ning rõõmu ning ole ise ka see killuke päikest igas päevas, leides üles endas ka sisemine laps. Väga kaunis sõnum sulle siin selle kaardiga, et olgu su päevades sellist rõõmu, päikest ja just sellist nagu külluslikkust, mida pakub sinu enda olemus sulle. Et aeg ennast rohkem poputada, ennast väärtustada ja endale rohkem tähelepanu pöörata siis. Nii, võtame veel siis sõnnidele. Nii, siin on tulnud siis selline müntide 5, säilita kaine meel, mingis olukorras situatsioonis, kontrolli oma mõtteid. Et iga sinu tänane mõte loob sinu homset reaalsust, on ja et ole selles osas hästi kindel, et sinu selline sihikindlus toob sulle edu, kindel edukus, tasane kasv, see ongi meil sama kaart, mis on siin see müntide 4, et sa saavutad sellise tugevama vundamendi ning tasakaalu. Nii, võtame veel sõnnidele. Ja tuleb ka sul müntide 2. See ongi tasakaalu loomise kaart ja toob sulle siis sellised head uudised ning hüvangu kasvu, et sa kindlasti saavutad sellise hea balanssi ja harmoonia. Et sellised soovituskaardid tulid praegu meil siis sõnnidele. Ja vaatame juurde ühe haldja sõnumi ka algavaks aastaks siis, et mida siis ütlevad haldjad. Sul on kuu energiakaart siin, et lase elu tõusudele mõnedele end kaasa viia. Kui tunned segadust, tuleb kuu valguse haldjas sind rahustama ja kinnitab, et meelerahu on võimalik. Et hästi palju on praegu loomises just selles osas, kui sa saavutad enda sees selle sisemise rahu tasakaalu ja kuu energia on seotud ka meil intuitsiooni ning taju kuulamisega, et luba siis nii-öelda kogeda ka neid tõuse ja mõõne siin elus ja saa aru, et tegelikult see ongi meie kasvamiseks vajalik, et meil on vaja kogeda nii positiivset kui negatiivset, et mõista, mis on meile parim ning parim valik nii-öelda. Et kuu alguse haldjas rahustab ja kinnitab, et kõik on võimalik, kui sa ei klammerdu idee külge, kui sa säilitad sellise kaine meele ja usud, et sinu hüvang on kasvamises ning sellisel positiivsel viisil, et sa koged nii emotsionaalset küllust kui ka siis materiaalset külluslikku siin järgneval aastal. Et head uudised, hüvangu kasv ning ka siin on vikerkaar väljas nii-öelda selline hästi tugev kaitse on ka sul inglite poolt siin praegult.
nii, sõnnid, soovin teile siis edu algavaks aastaks ja siis kõike neid kordaminekuid, et olegi siis selline hästi sütikas ning julge ning pealehakkaja siis algaval aastal ning sind soosibki siis edu. Nii, väga positiivne, aga liigume edasi järgmise valiku juurde ja maamärkidest on meil nüüd Neitsi. Tere tulemast siis Neitsi tähemärgi esindajad. Vaatame siis, mida toob algav aasta Neitsitele. Ma näen, et sa oled maha panemas mingid vanad koormad. Sa oled manifesteerimas täiesti uut tasandit. Nii, tähtis tulla ka karikate kuninganna. Karikate äss. No nii, aga tuleb ka tornikaart, aga vaatame siis seda tervikpilti siin natukene lähemalt, et kõigepealt, nagu ma mainisin, siin on meil tulelementi 10. Tähistab siis seda, et sa paned maha mingid vanad koormad. Sa mingis küsimuses, olukorras, situatsioonis võid tunda, et sul on liiga palju kohustusi või liiga palju on kuidagi sinu õlgadele nüüd pandud, et sa ei saa võtta kõigi teiste eest vastutust, et siin kohal on nagu oluline mõista, et pane ennast pedestaalile ka, et ära ohverda ennast liialt palju, ära ole nii ohvrimeelne, et sa ei jaksa kõiki neid koormaid siinkohal kanda. Et võib tähistada mingisugust karmalist tsüklit, mis saab su elus läbi, kus sa liigud mingist vanast mustrist välja, mis nii ehk naa enam sind ei teeninud. Ja ma näen, et tegelikult sul on tohutu potentsiaal luua väga uut ning selline tohutu loomenergia on siin, et maag on nii-öelda meister manifesteerija ja sellel maagil on olemas kõik tööriistad. Tema laual on siis nii-öelda münt, peeker, mõõk, sau, et ta saab luua endale täpselt sellise reaalsuse, nagu ta ise tegelikult soovib, et siin on potentsiaal luua ja teha sellist teadlikku tööd, et võib-olla siis sa võiksid ka teadlikumalt manifesteerida oma ellu küllust ning armastust, et siin on ka see lõpmatuse sümbol, sümboliseerimaks siis külluse juurdevoolu sulle kõigis valdkondades. Kindlasti uuel aastal on aktuaalsed teemad ka armastuse küsimustes, et siin on tulnud meil läbi nii karikate kuninganna kui siis karikate äss. Kes on siis karikate kuninganna? Karikate kuninganna on hästi empaatiline, temas on hästi palju sellist lahkust ning armastust, kuid kohati võib ta olla ka natukene liialt emotsionaalne. Et siinkohal ikkagi soovitas sulle ka, et ole nagu oma emotsioonidega natuke paremas kontaktis ja kui sa oled nagu liiga emotsionaalne või liiga tundeline, siis sul on vaja natukene rohkem endaga tegeleda, endaga sellist sisemist tööd teha, rahu luua ja mõista, et tegelikult universum alati toetab sind ja just nagu emotsionaalses plaanis ka, et sa kasutaksidki selliseid positiivseid affirmatsioone, et sina väärid armastust, sina väärid häid kogemusi, sina väärid küllust ja küllust kõikidel tasanditel ja ka sellist südame järgi joondumist, et võib-olla su süda vajab natukene rohkem sellist nagu turgutust, et siinkohal leia endale aeg, et oma südamesse ruumi teha. Et on tulemas su ellu täiesti uus tasand armastuses, et karikate äss tõotab kas siis kellelegi uut armastust, uut võimalust armastuses või siis nagu armastuse taaselustamist, et nii-öelda emotsionaalses plaanis siin on tõesti selline uue alguse energia, et tunded on rohkem voolamises, see karikas on täidetud ja ma näen siin ümber neid kuldkalasid, et nii-öelda kuldkaladelt saab siis soovida ja võidki nagu unistada selles osas, et sinu ellu tuleb see soovitud armastus ja sellisel väga külluslikul viisil, et siin on selline rõõmu, tasakaalu ning hea selline positiivne energia just armastuse koha pealt. Mingi olukord, situatsioon võib sind ka raputada, et sul võib olla mingi selline kirgastumise moment siin uuel aastal. Tõesti, kui mingi vana alustala kukub totaalselt kokku, see võib tunduda esialgu väga selline
võib-olla isegi natukene hirmutav, aga pärast sa mõistad seda, et tegelikult kui suure kerguse see sulle toob, kui palju sa võidad sellest kogemusest, nii-öelda õhk läheb puhtaks klaariks, et sa kogedki meelerahu. Ja sa alustadki mingis osas täiesti uuesti, et siin on nagu selline natukene ka fööniksi energia, et selline taassünd, taasleidmine, eneseteostus on siin praegult kaartides. Aga väga selline tugev teotahe potentsiaal see uuesti kõik ära teha, uuesti luua. Et sa keerad täiesti uue lehekülje ja sa paned maha vanad koormad ja kõik selle, mis on sulle nagu olnud toksiline, mis sind enam ei teeni, sa seljatad. Et su elus oleks rohkem kergust, armastust ning sellist lahkust siis enne kõike. Nii, vaatame edasi. Võtame peainglitelt tarokaarte. Peaingli tarosid neitsitele. Palun kaarte, sulle tuleb Aarili 6, Aarili 4. Peaingel Aaril on hästi selline maine ingel tegelikult, kes siis toetab sellistel maistel teemadel nagu tervis, töö, raha, haridustee jätkamine. Nii, vaatame edasi. Ja tuleb ka Miihali 9. Et kõigepealt sa lood sellise hea balanssi tasakaalu finantsvaldkonnas, et sellised materiaalsed vajadused täituvad lausa maagilisel viisil ja võimalik, et lausa ootamatul moel. Siin on ka sellised heateod, tänuliku südamega andmine, vastuvõtmine, et kui sa selles valdkonnas praktiseerid sellist tänulikkust, siis selles osas sa koged ka selliseid suuremaid õnnistusi, et sinu nagu rahaline edukus on balansseeritud ja sa koged sellist turvatunnet ning rahu enda sees. Et rahu, tasakaal, harmoonia just nagu materiaalses plaanis on siin siis kaartides. Siin on ka Aarili 4, mis on natukene selline kokkuhoiuga või sellise energiaga seotud kaart, et nagu selline natukene äärmuslik energia, et tegelikult soovitus sulle siin ongi, et kui annad, saad ka vastu, et ole natukene julgem ja ära seisa muutustele nagu sellisel äärmuslikul viisil vastu, et raha kokkuhoid või kulutamine ongi see, et kui sa nagu liialt koonerdad või kokku hoiad, siis sa paned oma finantsvoo nagu blokeeringusse, et sa pead natukene julgemalt lubama endale ka siin elus, et võib-olla siis endale oma enda väärtustamise osas võib-olla pead natuke rohkem lubama, endale siis mingid positiivsemaid kogemusi, võib-olla enda välimusse rohkem investeerima või midagi sellist tahab siin praegu läbi tulla, et ära karda ja ära hoia kokku, et see toob sulle sellise kasu ja suuremat sorti rõõmu. Et siin on ka tulnud siis Miihali 9, mis on meil siis õhuelemendi 9, et mingis osas sa oled natukene üle mõelnud ja muretsenud liialt palju, et suunama mõtted soovitud tulemusele, et ära kahetse ja süü tunne ja selline muretunne saada nii-öelda inglitele, et kui sa kipud nagu rohkem muretsema, siis asenda see palvega, kus sa nagu taotledki lahendusi ning häid tulemusi. Et võib-olla jah, siin on sellist lausa magamatust ja hirmuenergiat üles kerkinud mingis küsimuses, et aga tea siis seda, et sinu tänane mõte loob sinu homset reaalsust, et sa pead nagu enda sees saavutama sellise balansseeritud tasakaalu ja alles siis sa saad tegelikult manifesteerida teadlikult, kui sa oled selle sisemise rahu enda sees leidnud. Et hirmu pealt sa ei saa luua, sul peab olema see potentsiaal, teotahe midagi täiesti ära teha uuesti ja see ongi siin praegu nagu kaartides sulle, et kui su elus on tornimomente, ülemõtlemist, nerveerimist, pabistamist, siis asenda see mõte palvega luua paremaid lahendusi ning anna kõik nagu mure oma hinglitele. Või siis taotlega oma vaimseid õpetajaid, teejuhte, et nad saadaksid sulle lahendusi õigete inimeste ning olukordade näol siis. Okei.
et ära muretse liiga palju, ainsad müürid on sinu peas, et vabane sellistest piiravatest uskumustest ning usalda, et sinus on see loomejõud, praktiseeridagi sellist teadlikku elu juhtimist, nii-öelda manifesteeri ja ole oma elu võlur. Nii, aga vaatame siis neitsitele, et mida siis algav aasta toob siis armastuses, et kuigi siin on sul see karikate äss, aga vaatame romantika inglitelt ka, et uue alguse näol, et mis siis on soovituskaart sulle siin. Siin on võib-olla kellelgi veel mingid vanad mustrid, keegi võib olla veel mingist laadi piiravas suhtes, et ma ei ütle, et see on seotud nagu igal juhul mõtiskle siinkohal. Kas sa tunned ennast rahulolevalt praeguses suhtes, kui sa oled suhtes? Kas seal on piisavalt häid nagu kogemusi või baseerub see võib-olla liialt kohustustel? Et see, et suhe toimiks harmoonilisel viisil, seal peab olema piisavalt sellist atraktsiooni, tõmmet, keemiat teineteise vahel ja sellisel juhul, kui seal on olemas see särts ja seal on see soov koos luua mõlemal poolel, siis me saame seda suhte vundamenti edasi arendada. Kui seal on tõesti võib-olla ainult kohustused, pere, lapsed, töö, siis see ei ole enam suhe, mis pakub romantilises plaanis sulle sellist rõõmu. Et kindlasti on vaja sulle öelda endale, et sa väärid imelist suhtetasandit ja armastust ja sellist küllust, mis on vastastikune. Nii. Vaatame edasi. Võimalik, et siin on praegu aeg maha võetud. Aeg maha võetud suhte küsimuses. Siin teie grupil praegult võib olla mingisuguseid olukordi, situatsiooni, kolmandaid energiaid ka siin teie vahel ja see ilmselt läheks juba mingit laadi suhte ladumise teemasse, aga vaatame veel mõne kaardi. Et selles osas on siin väga tähtis öelda, sa oled väärtuslik, sa oled väärt ja sa väärid armastust ja sinu väärtus ei sõltu teisest inimesest. Et siinkohal on hästi tähtis endale öelda seda, et sa oled armastusväärne ja eriline ning unikaalne. Ja kui sa seda endale ütled, siis sinu ellu tuleb selline positiivne ettepanek ja sinu armuelu nii-öelda liigub edasi järgmisele levelile. Et kuidagi sa oled ennast mingil põhjusel sättinud kuidagi mingile madalamale astmele. Sa ei ole ennast pannud pedestaalile, sa ei ole julgenud öelda, et sina oledki see kõige erilisem, unikaalsem ning väärtuslikum. Sa oled kuidagi võib-olla tantsinud siin natuke rohkem teiste pilli järgi, teinud mingisuguseid valikuid, otsuseid, võib-olla lähtuvalt teiste arvamustest, aga nüüd on aeg öelda endale seda, et sina oledki see unikaalne ning eriline ning kõige väärtuslikum ja hingedena me väärime kõik sellist armastusväärset kogemust ning emotsionaalset küllust ja nii ongi, et julge olla endaga aus ja ütle, et sina oled väärt armastust. Nii. Neitsid, vaatame teile ka sõnumeid tavakaartidelt. Tähtis on ka selline hästi andestav ja helde tagasivaade kõigile nendele sündmustele, mis siin ütleme võib-olla sellel eelneval aastal olid, et eksimine on inimlik ja me teeme vigu ja andesta siis nii endale kui teistele. Ja kõigest sellesse tegelikult mõtled, õpid, kaalud, siin on ka selline natukene enese kehtestamise energia. Loomulikult ongi oluline, et me seame tervislikud piirid enda ning teistega, et oma elus, me peame enda
ikkagi ja enda väärtustele kindlaks jääma. Et siin on enese eest seismist ja sellist eneseväärtustamist praegu neitsitel väga palju, et sa õpid rohkem enda eest seisma, ennast rohkem väärtustama ja elu kannab sind uuele tasandile ja siin on siis meil tuleelemendi S tulnud, mis toob sulle kirgliku uue alguse, originaalsed mõtted ja materiaalse edukuse. Et sinu ellu tuleb kindlasti kirge ja väga sellist nagu kütkestavat tasandit ma tunnetan siin, aga enne kõike sa pead ise tundma, et sa oled kütkestav, sa oled eriline, sa oled unikaalne ja siin on tõesti, kui sa oled naiskuulaja, väga selline armastav naise energia, kes ongi selline võib-olla natukene ennast liialt ohverdanud, et proovi enda teadlikkust selles osas nagu avardada, et mõtiskle siinkohal, et kas sa oled nagu mingis osas olnud vastuolus enda südamega, et joondu rohkem oma südame järgi, et oma ellu rohkem tõmmata sellist täiuslikku armastust. Nii, võtame valguse loo ja armastussõnumid neitsitele. Nii ilus kaart tuleb sul siin. Sinu sihikindlus viib sind suuremale pühendumisele armastuses. Peagen oodata taas ühinemist ja romantikat. Ja siin on tegelikult selline ametüsti süda. Ma tõesti tunnetan, et selline, kui sa nagu õpid rohkem oma intuitsiooni taju selles osas kuulama. Sa õpid ütlema iseendale jah. Duaalsust, partnerlus ja siin on lausa paar, kes on abielu randa jõudnud. Et väga ilus. Nii, armastus, nauding ning rahul on osa sinu hingeteest. Vot seda ütlegi endale, et see on osa sinu hingeteest. Kui sa joondud oma hinge järgi ja sa jätkad selles osas, et sa ei pane ennast lukku, et sa ütledki, et armastus, nauding ning rahulolu on osake sinust ja see ongi osake, mis peaks olema sinuga igapäevaselt, siis nii on. Ja võta see nüüd vastu, märka ilu ümber endal, et siin on selline transformatsioon, muutus ja nagu mainisin, et võib-olla kellegi puhul lausa justkui fööniks, kes tõuseb taaskord tuhast, et ta leiab ennast nagu taaskord see väga, väga positiivne energia. Ja tuleb ka sul selline hingetee ja armastuse tee ühtimine sinu missiooniga, et võta see katsumus vastu, et sinu hing on valmis selleks kogemuseks, et sa oled aru saamas sellest, mis on sinuga hinge missioon ja sinu kutsumus ja mida sa justkui peaksid nagu õppima kõige selle osas, et miks sinu eluteele on saadetud need inimesed, need kogemused, võib-olla kellegi on siin veel karmapartner, karmasuhe, mis tuleks nagu korrastada, et see kõik ongi energeetiliselt tohutu keerukas, et siin on jah, võib-olla egomängud ja ka võib-olla kellelgi on siin see uhkus, ego, aga siin on tähtis ikkagi mõista seda, et armastus on kõige võimsam kutse ja armastuse energiaga saavutadki sa edu ja armastuse väljakiirgamisega ning sellise hea tahtega tulevad ka lahendused ja taotled lahendused tulevad kõigi suuremaks hüvanguks. Kui siin on selliseid keerukaid protsesse, siis uuel aastal siin on tulemas sellised kardinaalsed muutused ja selliste positiivsete lahenduste näol. Nii, aga vaatame siis neitsitele ka ühe halde sõnumi siia, et ühenda jõud teistega, koostöökaart. Haljatele meeldib tegutseda
ja rühmhaldjaid näitab sulle, et koos tegutsedes lendab töö kiiremini. Meeskonnas töötamine aitab tööd lõpetada. Okei, et kui siin tõesti on kellelgi see töövaldkond, kus ta on tundnud, et võib-olla palju töökohustusi on tema õlgadele pandud, siis siit nagu lisasõnum, et ühenda jõud teistega ja tõesti võib-olla tee korrektiive oma töögraafikus, töövaldkonnas on ju. Aga koostöö ongi vajalikkus ja siin ma näen seda ümberhaldjatel need mesilased ja mesilased ongi hästi töökad ja sul ju tegelikult tuligi siin, et ka see sõnum läbi, et sinu sihikindlus viib sind ka suuremale pühendumisele armastuses. Et peagi oodata sellist taasühinemist ja romantikat ja tee siis koostööd ka oma partneriga. Mõista ka tema vaatenurka ning tee kompromisse siinkohal, aga loomulikult säti ka tervislikud piirid. Okei. Aga selline tuli siis algava aasta ennustus või kaardiladumine siis neitsitele, võta see, mis sulle õige tundub, et siin natukene selline keerukam olukord näib olevat, aga tundub, et lahendused tulevad ja positiivses võtmes. Nii, minu õnnistused neitsitele ja kõike head juba algavaks aastaks. Nii, korjan kaardid kokku ja liigume edasi siis järgmise valiku juurde ja meil on veel maamärkide esindajatest täna rääkimata siis kaljukitsed ja nii. Tere tulemast siis kaljukitsed. Vaatame, mida toob algav aasta kaljukitsedele. Kaljukitsed. Tuleb maaelemendi kuningas, õhuelemendi kuningas. Nii, õhuelement on siis kaksikud kaalud veevalaja. Nii, siis tuleb ka sulle karikate 8. Müntide kuningas. Õhuelemendi kuninganna ja transformatsioonikaart. Okei. No, mida ma näen siin tegelikult on kaljukitsedel praegult olnud väga palju nagu selliseid elulisi õppetunde sellel eelneval aastal, et siin on selliseid emotsionaalseid üleelamisi, kogemusi ja millegist välja liikumist. Väga palju on siin siis ka sellist meesenergiat ümber sinu. Kui sa oled naiskuulaja, siis võta see, mis sulle õige tundub, et siin on siis meil õhuelemendi kuningaks, kelleks on siis kaksikud kaalud veevalajad ja siin kõrval on kohe siis maaelemendi kuningaks, kelleks on sõnneitsi kaljukits. Et see kuningas, kes kannab seda mõõka, on selline hästi ratsionaalne. Ta on hästi selline sirgjooneline ja ta pigem ongi selline kuningas, kes, kuidas ma ütlen, ta järgib rohkem enda seda mõistust, et ta on selline hästi õiglane, aga romantilises plaanis on ta pisut siis kinnisema loomuga. Siin on ka siis maaelemendi kuningas, kes on oma olemuselt selline hästi suuremeelne lahke. Tal on tähtsad tema koduga seotud küsimused ja ta oskab ka oma siis ikkagi karjääri edendada, et ütleme nagu kaaslasena, abikaasana, isana on siin väga hea valik nagu, et vaatame siis pärast siin kaartidega juurde, et miks siin on need kaks kuningat ja siin on üks kuninganna, kes on ka siis selline haritud, aga ta nagu on ka oma olemuselt võib-olla pisut sirgjooneline külm, et see
mõõkade kuninganna on selline hästi sirgjooneline ja ta kipub ka oma südant nagu pisut lukustama. Ja mis on huvitav, on tegelikult see, et siin on need kuningad selle kuninganna selja taga, aga see kuninganna nagu pigem seisab siin seljaga ja hoiab seda mõõka enda ees nagu kaitseks. Et siin on ka selline üksikvanema energia, selline hästi teadliku naise energia, hästi iseseisev energia, aga siin on vaja enda sees luua rohkem sellist empaatilisust, naiselikkust, lahkust, kui sa oled siin praegu naiskuulaja. Aga mida need kaardid sulle siin üldjoontes tähistavad, kui need ei tähista sulle konkreetselt inimesi? See tähendab, sinu ellu tuleb tohutu selgus. Sa seljatad mingisuguse vana mustri, sa tuled sealt välja, sa tuled sirge seljaga siit välja ja siin on võib-olla kellelgi ka lausa selline sügavamat sorti transformatsioon, ego seljatamine ja tõesti mingitest olukordadest, situatsioonidest välja tulek, transformatsioon, spirituaalne ärkamine ja tohutu edasi liikumine siis. Et seda kaarti ei tohiks tegelikult karta, et see on nagu mingi vanem periood, mille sa nüüd selja taha jätad, et tegelikult sa oled nagu aru saanud, et sa oled mingeid vanu mustreid nagu võib-olla korranud, aga nüüd sa tunned, et need, mis sind enam ei teeni, sa seljatadki ja sa tegelikult teed seda kergusega. Sa teed seda kergusega, et uuesti õitseda ning avarduda. Et ma räägin siia juurde ka siis selle liblika teekonna, et ta on kõigepealt nii-öelda röövik, et ta ongi nagu see väike ussik, et seal kõik see võtab aega, kui ta seal oma kookonis küpseb, enne kui ta suudab avarduda ning lennata ning nagu ollagi siis oma elu nagu sellises nagu, kuidas ma ütlen, jah, et nagu tundagi sellest elust rõõmu, ta peab kogema mingit laadi sügavamat transformatsiooni, mingisuguseid selliseid kogemusi, mis ei ole talle nagu kerged. Aga vaatame edasi, et kui selline kaart siin tuli, et vaatame, mida räägivad siin praegult meile siis peainglid. Vaatame siis kaljukitsed, et mille osas seda transformatsiooni teed. On see seotud sinu tööga, sinu suhtega või mille osas siin see muutus on, et pigem võta siis seda viisi, et kui sul see eelnev aasta oli võib-olla raske, siis sa uuel aastal oled kogemas midagi palju kergemat, midagi palju paremat ja seda siis kõigis valdkondades. Sest ma näen, et sul tuleb siin Gabrieli 4. See on seotud mõne kõrge hingelepinguga. See on seotud, see on abielukaart, see on harmoonia ja sellise nagu rõõmukaart, mesinädalate kaart, et su ellu tuleb selline ilus aeg, kus sa tähistad midagi, sinu ellu tuleb selline külluslik tasu ja raske töö, mille eest sa nagu, jah, hakkab nagu tooma sulle seda külluslikumat tasu, et vabane nendest keerukatest olukordadest, et tõesti vabanemise energia, avardumise energia. Siin on ka Aarili kuningas, taaskord siis maaelemendi kuningas tuleb dubleeritud läbi, et selline hästi edukas, stabiilne, kogenud ja selline küpse mehe energia, et kõik läheb tegelikult plaanipäraselt. Sind soosib ka tööalane edu, rahaline edu ja sa teed ka siis oma karjääri valdkonnas selliseid nagu edusamme ja sul on oskus neid vahendeid nagu arukalt kasutada, et finantsvaldkonnas sa ilmselt saavutad sellise stabiilsuse tasakaalu ja siin on nagu hästi olulised ka sellised nagu kogemused, millest sa oled juba õppinud, et seos siis ikkagi on siin, et elukogemused toovad sulle edu ja külluslikku tasu, Nii, maaelemendi kuningas
Ja mida siis tähendab maailma elemendi kuningas, et tähistab ka sellist tugevamat vundamenti ja vundamenti nagu tegelikult selles valdkonnas, et sa saavutad sellise nagu turvalisuse ja lojaalsuse nagu suhte valdkonnas ka, et võib-olla sinu inimene tuleb sinuni sellise mingit laadi ettepanekuga, kus ta tahabki sellist nagu stabiilsemat, turvalisemat tasandit ja siin seljatatakse kõik vanad mustrid, mis enam nagu ei teeni, et siin on tähtis ka selline enda usk, lootus ning armastus ja sul tuleb tähekaart. Unistuste täitumine on tegelikult sul uue aasta kaardides täiesti olemas, et usu rohkem endasse, raske olukord laheneb. Et ma tunnen, et praeguses ajahetkes sa tunned mingit raskust ja sa tahad sellest nagu tohutult välja liikuda ja sul on vaja teha ka sellist sisemist tööd iseendaga, et sul on vaja nagu muremõtted asendada usu ning lootusega ning usk, lootus, armastus on selline edasiviiv jõud, et sina oledki see tegelikult see täht, kes särab ja sära enda täies hiilguses ning usu, et sinu ellu tuleb see kergus, harmoonia, täiuslikkus ning tähekaart ongi selline energia siin, et sinu eluallikas hakkab uuesti voolama. Sa oled kuidagi oma eluallika energia mingil põhjusel vahepeal nagu lukustanud või oma südame lukustanud, et aga sa tegelikult tunnetad selle ära, et sul on oskus oma eluallikas tegelikult seda jõudu rohkem ammutada, rohkem uskuda ning loota iseenda terviklikkusesse ja seda, et sinu unistused on tegelikult täitumas ja juba uuel aastal. Nii, aga vaatame siis romantika ingritelt, mida siis no nii, tundub, et sul on siin karjääri edendamine uuel aastal, et võib-olla tõesti siin on ka tööga seotud muutused kellegile, et sellised finantsküsimus, turvalisus, tasakaal, karjääri edendamine on aktuaalne. Vaatame romantika ingritele lisaksid ka veel mõned aldjakaardid. Tõelised tunded löövad lõkkele uuel aastal ja need tõelised tunded on väärt avastamist, et väga ilus kaart siin. Nii, väga tähtis on ka selline aus kommunikatsioon ning suhtlus, aga ma näen, et tuleb seda ausat kommunikatsiooni suhtlust, sest siin on tõesti õhuelemendi kuningas, õhuelemendi kuninganna ja need kaardid nagu tähistavadki sellist nagu kommunikatsiooni, suhtlust, selguse loomist, et nagu õhk läheb puhtaks, et see võib kohati tunduda natuke terav või teravavõitu, aga hästi oluline on see, et sa ise ka ootaksid sellist ausat kommunikatsiooni, suhtlust, et kui tähtis on tegelikult see kommunikatsioon. Nii. Siin võib olla ka sellist natukene nagu ebavajalikku energiat selles valdkonnas, aga ära lase ennast heidutada. Kui universum siin testib sinu tugevusi ning nõrkusi, siis sina tegelikult ise tead, mille poole sa pürgid ja millised on need tõelised tunded, mida sa tahaksid siis kogeda järgneval aastal. Vaatame edasi. Ma näen siin siis muutuste energiat ja võtame siia juurde siis ka valguse, loo ja armastuse sõnumid, et keegi heatahtlik tegelikult toetab sind ja sinu hingepartnerit. Võta see kingitus vastu ja võta see vastu tänulikkusega. Mis võib sind aidata ongi see, et sinu palved, visualiseerimine ja positiivsed affirmatsioonid aitavad tuua teie teed kokku. Kutsu oma hingepartneri endale lähemale oma füüsilisse reaalsusesse. See on vaid mõne sammu kaugusel, et selline teadlik töö iseendaga. Et võib-olla sind aitavad sellised kas siis meditatsioonid või ja siin ma näengi duaalsust, partnerlust, et sa soovid olla tegelikult nii hoitud, nii armastatud ja väärtustatud igas hetkes. Sa tõmbad oma ellu häid kogemusi ja sa teed seda kergusega, sest sa väärid armastust ja hoolimist ja seda siis tegelikult igapäevaselt, et
kui sa oma jõu ja jõuvarud koondad, siis on kõik muutumises, et armastus loob juurde armastust, peagi sünnib ime, kui sa usud ja teadvustad enda väge. Hästi tugevalt tuleb ka siin see eneseväärtustamise energia praegult läbi, et sa ütleksid iseendale ka jah ja usuksid rohkem endasse ja enda unistustesse ja siin on tõesti see tähe energia, et kõik on muutumises. Eluallikas tegelikult läheb rohkem voolamisse, kui sa ise ennast ka rohkem väärtustad ning usud enda tõelist olemust ning väge. Ja siin ma näen tegelikult sellist lausa 3D reaalsusest teineteisel ümber kinni hoidmist ja sellist füüsilist lähedust, et väga ilus kaart siin selle duaalsuse partnerluse näol. See tuleb ka läbi selline kaart nagu karikate 6 või siis ärtu 6, mis on seotud sellise nostalgiaga, kellegiga, keda sa tead, võib-olla sinu tutvusringkonnast keegi naaseb sinu ellu, et hästi see on ka selline sõprade ustavus, aeglane ja kindel edu, harmooniakaart, tasakaalukaart ja tähistab siis millegi taaselustamist siin. Nii, võtame veel mõned kaardid siin siis, et hästi oluline ka oma intuitsiooni taju kuulamine, selline sisetunde arendamine siin ka, et usaldama vaistu, usalda enda sellist teadlikkust ja tuleb veel kord üks harmooniakaart, milleks on siis müntide 6, väärtust, armastust ja perekonda, koostöö vajalikkus. Et tee koostööd siis oma inimesega ja pane endale võib-olla isegi kirja, mis on need väärtused sinu jaoks, mida peaks sulle pakkuma siis selline ideaalne perekond, ideaalne suhe ja milline on see armastus, mis teenib sind ja sinu suurimat hüvangut, on ja. Et selline energia siin on, et vaatame siis. Ja tulebki sulle ka äss ehk siis õnn, armastus, naudingud on sinu poole teel, et sa ei pea oma praeguse olukorra pärast absoluutselt muretsema. Siin on dubleeritud harmoonia 2 kuute, mis on seotud siis armastusega, tasakaalustamisega ja sinu õnn on tegelikult juba sinu poole teel, nii-öelda sinu saatus on sinu enda kätes. Õnn, armastus, naudingud on osake sinust ning sinu uue aasta plaanidest, et siin ma näen punaseid roose, mis on seotud siis armastusega ja sa võid siinkohal teha läbi sellise harjutuse energeetiliselt, et mõeldagi, kui sina oleksid see roos, milline roos sina oled. Et kujutlegi ette, et sa oledki see roos, see punane roos või mis iganes värv sulle õige tundub, võib-olla sa tahad olla valge roos, roosa roos, ja et tal oleks siis selline tugev vars ja tal oleks siis selline et kujutle ette, ja see aitab sul nagu taas leida enda väärtust ja mõtiskledagi, et milline lilleõis sa tahad olla. Ja kui sa oled selles nagu kindel, milline õis sa tahad olla, siis sa õitsedki ning avardudki taaskord siin ning sinu ellu tulebki kõige õigem armastuse tasand, sinu ellu tulevad need naudingud ja see on siis selline uue alguse energia ja armastuse energia. Et siin võib toimuda siis suhte tasandil taaselustamine ja kellegi nagu naasemine, siis siin on meil see karikate 6 või ärtu 6, et sõprus, ustavus ja aeglane kindel edu, aga kellegi puhul võib tähistada siin ka see siis täiesti uut armastust. Võta see, mis sulle õige tundub. Nii, aga vaatame edasi.
puhas kavatsus on siin hästi oluline ja täheenergia on ka meil, tähekaart tähistab sellist puhas kavatsust, siirust ja sinna on siis tulnud sõnum sulle, et soovide täitumise haldjas aitab sul soove targalt kasutada, avalda oma südame soov hea kavatsusega ja kõigi hüvanguks. Mis iganes sa soovid, olgu sinu nagu soovi taga selline hea kavatsus, et see oleks kooskõlas kõigi suurimaks hüvanguks. Hästi puhas energiat, ma kuidagi tunnen, kaljukitsed, et te olete nii siirad, te olete nii puhtad ja teil on hästi selline ehe ja siiras kavatsus ja ilus süda siin. Et jah, nii on, soovi targalt ja unistused täituvad ja seda siis ka armastuses. Sa seljatad kõik, mis sind enam ei teeni. See mõõgateravus, mis siin alguses tuli, leiab tegelikult lahenduse oluline nõus kommunikatsioon, suhtlus ja ka julgus oma tundeid tõeliselt väljendada ning siin on toimumas siis selline tunnete, emotsioonide taaselustumine. Sa leiad oma tee, sa leiad oma õnne ning armastuse sellel algaval aastal. Nii, aga minu õnnistused siis kaljukitsadele ja olgu su kavatsus puhas siiras ja tea, et see on ka sinu enda suurimaks hüvanguks. See, mis nüüd juhtuma saab. Usu imedesse ning imede naasemisse oma ellu. Nii, minu õnnistused kaljukitsadele. Aitäh sulle!